kutsunud toiduvärvide spetsialisti Piia. Tere Piia! Tere! Ma olen kuulnud toiduvärvide kohta, et need on värvained, mida lisatakse toidule, et selle värvust tugevdada või hoopis uus värvus anda. On mul õigus? Jaa. Ning toiduvärve on olemas nii looduslikke kui ka sünteetilisi ja need on tegelikult poest väga kergesti kättesaadavad nii pulbri, vedeliku kui pihustina. Samas jällegi räägitakse, et toiduvärvid on meile kahjulikud. Mis on siis õige? Nii ongi, et toiduvärvid on väga kahjulikud, et just lasuvärvide ehk sünteetiliste toiduvärvide liigne tarbimine võib tekitada ülitundlikele inimestele kahjulikke tervisehädasid. Tõesti, millised tervisehädasid? Näiteks lööbeid ja allergilist nohu. Ma olen kuulnud ka, et E-ained võivad lastel põhjustada hüperaktiivsust ja tähelepanuhäiret. On see nii? Ja see on täiesti nii, et toiduvärvid võivad põhjustada lastele ärritavust, hüperaktiivsust ning tähelepanuhäireid. Et mul on näiteks kaasa toodud siis selline toiduvärv, kus on E102 tartrasiin, mis on siis kas punakas või kollane värvaine, mis põhjustab siis lastele erinevaid tähelepanuhäireid. Ja näiteks see on nii kahjulik värvaine, et see on isegi Norras ja Austrias keelustatud. Siis ei tohiks ka meie seda kasutada, kuid miks on Eestis endiselt lubatud? Alates 2007. aastast mina ja minu kolleegid oleme Tartu Ülikoolis tegelenud sellise uurimusega, et keelustada sünteetilised värvained ning asendada need hoopis alternatiivsete toiduvärvidega. See on väga hea uudis. Aga sa oled meile täna kaasa võtnud ka mõned vahendid. Mida me nendega tegema hakkame? Täna viime läbi sellised katsed, kus kasutame siis väga tuntud karastusjooki Sprite ning laste jaoks äärmiselt populaarsed nätsukommid, skittersid, kus on erinevaid kahjulikke värvaineid, mis põhjustavad hüperaktiivsust. Mida me kõigepealt teeme? Kõigepealt sina ole hea võtta skitterse teine tahti. Ja mina siis alan nii ka Sprite. Mida ma nende kommidega teen? Ole hea, vala need kommid taldriku peale. Osa neist ainult. Nii. Kas nii palju sobib? Jah, nii palju sobib. Nii ma panen natuke kopu poole. Ja mida sina nüüd teed? Mina siis valan Sprite'i peale. Nii, ja mis siin nüüd juhtuma peaks hakkama? Ma juba näen, et värvi eraldub natuke. Nagu näha, siis sünteetilised värvained eralduvad. Ja need siin hetkel tekitavad siis lastele hüperaktiivsust. Aga nüüd ju näevad tõesti väga kaunid ja erksad välja, küllap sellepärast neid värve kasutataksegi. Just, et reklaamis ka veel öeldakse, et maitse vikerkaart, kuid tegelikult see maitse hoopis laboratoorset keemiat. Ma loodan, et iga televaataja võtab tänasest saatest enda jaoks kaasa sõnumi, et need sünteetilised värvained on küll väga erksad ja põnevad, kuid need ei ole tegelikult söögiks mõeldud. Paneme siis selle katse hetkel kõrvale, kes tahab võib kodus järgi teha, aga ainult katset, mitte süüa neid. Aga sa oled meile täna kaasa võtnud ka ühe lilleõie. Jaa, et see on siis teine katse, mille ma siis kodus varem ette valmistanud. Selle tegemiseks ma kasutasin siis vett ja rohelist värvainet, kus on samuti siis E102 tartrasiin. See katse näeb siis välja selline, et ma valasin klaasi vee, lisasin värvainet ning panin siia sisse lilleõie, lilleõis peaks siis värvi hakkama muutma selle tõttu. Jääme ootama, aga seda, mis selle lillega juhtub, näeme me järgmises osas. Senist aga tänasin Piia saatesse tulemast ning aitäh ka saatekülalistele ja televaatajatele ning kohtume juba nädala pärast. Head õhtut! Head aega! Miks ei ole ohtlikke aineid veel keelustatud? Okei. Miks ei ole kahjulikke aineid veel keelustatud? See väidetavalt võib põhjustada lastel Ei tule tõesti see väidetavalt võib põhjustab lastel
õppejõududega Tartu Ülikoolis, mis ma olen teinud?